Tere! Täna on järgmine päev, mul on nohu. Eile õhtul tuli nohu, ma ei tea, ei mitte millestki. Ja mees tõi mu siia Iffigen Alpi juurde. Mis kohe avastan? Või Iffigen see, ei, Iffikfall on see. See on ühesõnaga kosk ja seda siit praegu ei ole näha, aga ta on seal. Ja ühesõnaga me jäime nii-öelda veits hiljaks ühe asjaga. Nimelt siit mäest sinna ülesse tohib sõita teatud kellaajal. Kohe näitan teile. Siit võib sõita 1,5 kuni 45-ni iga tund siis. Sa võid üles sõita, sest see on nii kitsas tee. Ja ehk siis 45, kui sa välja sõidad, siis sa jõuad üles 0,0. Ja vastu hakkavad sõitma siis autod 0,0-st kuni pooleni. Ehk siis jah, seal on travel trip, on siis 15 mintsa. Ja me jõudsime siia 57, siis me jäime hiljaks. Ja mind jäetakse siia ootama bussi. Ühesõnaga jah, kuna tegelikult on nagu nii palju aega, ja nagu Sonjaga, siin ei ole mitte midagi nagu teha lihtsalt. Siin rohi on kõrge, sinna selle järve juurde või mis järve? Sest ma olen? Selle kose juurde ei saa minna, sest tegelikult see on päris kaugel ja siis ongi, et nagu mida teha, vaata. Ja siis ma ütlesin, et okei, davai, minge sõitke ära, vaata, et ma sõidan siis bussiga. Siis ma loodan, et ma võtsin sularaha kaasa, ma pean vaatama. Igatahes otsustasin siis, et kõnnin natuke edasi, lähen siis selle kose juurde, sest ma vaatasin, tegelikult buss peatub seal ka. Ja siis vahepeal siit mäest üles minna tuleb veel üks peatus, aga ma ei tea, kus see on. Ja ma ei hakka muidugi edasi kõmpima, aga mul on pool tundi aega bussini ja minu meelest ma jõuan küll ilusti selle koseni. Nii et lähme kõmbime natukene. Siit on ikka päris... siit on näha seda koske. Aga ma lähen lähemale. Vaadake vaid, kui kõrge see on. Ja me Tripoliga 2 aastat tagasi me kõndisime sinna otsa. Läksime jalgsi. See päris pikk tee. Mingi tund aega võib-olla läksime ülesse. Aga väga mõnus. Ma ei tea, kas mind on kuulda, aga seal on siis see jõgi, mis voolab ja siin on see kosk. Sealt viimase klipi, mis ma tegin sealt ülevalt, sealt läheb üks selline rada sinna alla ja sealt on siis näha seda kõike ilu alt. Ja ma ei tea, kas ma üldse mainisin, et miks ma siia tulin. Täna ma ei hakka sinna üles ronima, ma ütlesin, et ma lähen bussiga aina. Algselt mees pidi viima, aga magasime maha nii-öelda selle ülessõidu aja. Ma lihtsalt olin valesti meelde, et ma arvasin, et 45 täistunnini võib sõita, aga tegelikult oli 1,5–45 minutini. Igatahes, tookord, kui ma jalutasin sinna Tripoliga, siis ma lihtsalt ei jaksanud edasi jalutada ja me tulime alla tagasi. Aga sealt tegelikult sealt ülevalt, seal on restoran, sealt läheb kuskil 2-tunnine jalutus järveni ja ma tahan selle ära teha. Nii et täna on see mu eesmärk, 2 tundi sinna, 2 tagasi. Võib-olla tulen jalgsi ka alla, kui ma jaksan, aga vaevalt. Ja siis bussiga rongi peale ja rongiga koju. Siit on siis näha, et Iffigen Alp, see on see, kuhu see buss sõidab, see läheb tund aega. Nagu me jalutasimegi eelmine kord. Ja siin seda järve praegu ei näitagi, aga mul mees läks sinna Simmerfälli minu teada. Läksid Sonjaga sinna, nad läksid autoga muidugi sõita, sealt ei ole nii pikk, 3 tundi. Seal on mingi 15 mintsi sõita vist sinna praegu siit. Ja bussike, ja teate, mis ma mõtlesin või? Ma lähen siit bussi peale 12.44. Ja tagasi tuleb ülevalt buss 17.02 minu meelest. Sealt ülevalt nagu. Ja kui ma jõuan kell 1 ülesse, 1, 2, 3, 4, 5, 4 tundi.
kas ma jõuan selle bussi peale? Ma pean väga kiirustama, et jõuda selle peale. Edasi-tagasi läheb 4 tundi jalutust. Ma ei tea, kas te kuulete midagi jälle, aga siin nähan, kus sõidab sealt, siis kõnniteed lähevad nagu sealt ja nagu siit taga mõlemalt poolt. Ja ikka, jah. Tund aega tegelikult arutada ei ole palju, onju. Aga lihtsalt see tee üles on nii õige. Pilet maksis 7.20, 2 peatust sõita, aga täiesti aru saada, mis sealt vaadab ja seda teed, see on ülke. Sõidame täiesti nagu nii ääres, siin on üks inimene, kes laseb meid läbi. Teisel pool ei ole nagu mets, kui sa võidad alla puhtuda. Siin on. Buss oli siuke. Jõudsime üles, siin on restoran, seal on mänguplats, aga ma kiirustan nüüd kohe jalutama minema. IFX näitab 2 tundi, et hakkab minema. Šveitslased on ikka hoopis midagi muud, vaadake. See läheb mingi vana paarike. Ma arvan, on mingi 60-ndates, kui mitte vanemad. Ja lihtsalt tulid jalutama. Tavai, vägedesse. Et ma ei tea, kui suure tõusuga või mis siin üldse selle tee peal on. Praegu on päris lauge. Aga eks ole näha. Ja siin on lumi nagu nii lähedal, aga samast on nii kaugel. Ma olen jalutanud ainult mingi 15 minutit ja ma praegu näen, vastu tuleb üks inimene ja ma olen mingi, mis asja, ma pean sinna minema või. Palun vaadake, kas te näete seda inimest? Nii, kus ta on seal? Ühesõnaga, näe, sealt tuleb. Ma siis kuskil üles minema või? Täiesti lõpp. Vähemalt tagasi on kergem tulla vist. Vahepeal soojendustressi maha ja siin on väikene, mul on tõesti vaja jahutust. Kui hea. Kui mõnus. Issand, kui külm, aga nii mõnus. Mega hea. Lähme edasi. Väiksed kitsekesed on ka siin. Ja lehmad. Jõudsin mingi märgini ja siin näitab tund 20. Ja umbes nii ongi 20 mitsa kõndinud. No tund 40-ga jõuan võib-olla sinna taga. Täiesti läbi omadega. Veits kahetsel isegi seda, et ma tulin. Aga selline vaade on praegu. Tulin sealt alt kuskilt. Ja täiesti võiks vahepeal ma 4 käpuli lihtsalt. Sest et nii järsk on ja kivid. Ja kõik see on siuke pind. Ja sealt tulevad praegu koeraga vastu mingid inimesed. Päris hull. Aga ma loodan, et ma jõuan ikkagi lõpuni. No tegelikult jaksu on, aga lihtsalt see, et kas ma viitsin. Seal on ka üks mees. Jalutab. Jõhker. Rohkem ma küll seda ei tee. Üks hull on siia rattaga tulnud. Tahaks näha, kuidas ta üldse hull peast ta, ausalt. Ma tulin 4 käpukil, ta läheb rattaga, noh. Okei. Mul on küsimus. Kuidas need lehmad siia üles said? Me oleme nagu mega kõrgel. See lehm tuleb minu juurde praegu. Peaks siis liikuma hakkama. Lihtsalt panevad jooksu. Enne kui ma siia tulin, pakkisin asju, tegin nimekirja. Nagu mul väga palju pole asju kaasas, aga mõtlesin, et nii, ma pean kindlasti kompiidiplaastrid kaasa võtma. Ja siis tegin väikse uinaku, ärkasin ülesse ja mul läks ütle, et kompiidiplaastrid täiesti meelest ära. Ja nüüd ma tunnen, kus mul kannad hõõruvad. Järjekordne üliaktiivne. Ta lihtsalt jookseb alla. Why not? Ja see vana paarike, kes seal on,
lähevad seal tipa-täpa. Küsisin neilt, is it far? Tuli aus vastus, yes. No jah, eks seal mis siis ikka, lähme siis kõmbime siit mäest ülesse. Nemad lähevad alla ja mina tulin sealt kõik ülesse. Soojendusdress on maas, spordidress on maas ja nüüd on jooksudress. Loodan, et see pole see jõgi. Või kuradi järv. Jah, aga see oleks praegu kukkunud otsale. Aga võt siuksed vaated on siin praegu. Kõik need mäed on siin taga, kus ma enne olin. Nii et vaatame, mis selle künka taga siis jälle on. Ma kujutan ette, see on juba kopp ees sellest vaatamisest, nagu millal sa juba kohale jõuad, kas sa jõuad kohale. Sest ma ise kahtlustan ka, et kas ma jõuan kohale. Väga hull. Siuke kahtlen tunne, et äkki me hakkame kohale natuke jõudma, sellepärast, et nagu alla mäge läheb tee. Siit läheb alla mäge. Nagu väike kahtlus, et kas see on petekas, et korraks lähme alla ja siis lähme ülesse. Kärbes ära mul siin. Või siis päriselt hakkame alla jõudma selle juurde. See oleks küll mega põnev. Aga kurat, pärast peab jälle üles tulema. Aga ma saan nii palju laskuda, mis on nagu täiesti fine. Ja mul on täiesti suva, et see on hullult kivine. Ma lähen aeglaselt. Ma vähemalt ei pea kulutama energiat, nii palju energiat, et üles minna. Ja mu vaesed kintsud ei saa nii palju vatti ka. Hoopis teistsugune vaatepilt, nagu kui enne oli avatud selline mägine, nagu ei olnud mingid ala seinu värkis, see on sellised mõnusad kivine, siuke ilus, tore, tundub nagu veits artificial. Aga kuhu me jõuame? Väga põnev. Me kivide keskel, täiesti mägede keskel niimoodi. Siit nagu ei ole mitte mingit vaadet enam tagasi. Lumi, must lumi. Vahelduseks siuke mõnusam, kuidas ma ütlen, scenery. Väga mõnja. Te ei usu seda. Ma jõudsin selle järveni. Mul on siuke kananahk praegu peal. Oppi! See oli nagu minut sealt, kus ma viimase klipi tegin. Täiesti pekkis. See on nii sinine. Mul on kananahk peal. Jõhker. Ma hakkasin siis tulema sealt 12.55. Hakkasin kõmpima. Kell on praegu 14.11. Ehk siis ma jõuan ilusti selle järveni siit alla. Siit läheb ka mingi tee, aga ma vist ikkagi lähen sealt. Et issand, kui suur ta on. Nii ilus, täiesti lõpp. Ja nagu nii ootamatult jõudsin selleni. Aga mega ilus tõesti, nagu jõhker. Ma oleks võinud siit kohe alla minna, tegelikult seal on inimesed ka. Teate, ma vist lähengi sealt samast alla. Muidu veel otsi järgmist kohta. Täiesti pekkis ja see on nii puutumata loodus. Ma ei suuda. Sellised järvesid tegelikult nagu on Šveitsis nagu hullult palju, kus on nagu kerge ligipääs. Aga see on esimene, kuhu ma olen niimoodi matkanud. Väga kiht, ma olen väga uhkenda üle. Vaadake, kui selge see vesi on. Ja see on nagu, ma ütleks, et kõikides Šveitsi järvedes selline vesi. Nii mõnus vaikne. Tekkis need nagu mäed on meie peal natuke. Ja see kalde all. Ma ei suuda. Ma lihtsalt nii uhke enda üle. Ja nii rahul, et ma ikkagi tegin ära. Kuigi vahepeal mõtlesin küll, et ma ei tea, kukuks ja laseks helikopterile endal järgi tulla äkki või. Tahaks selle lume juurde ka minna, aga ma ei tea, kas ma jõuan või. Oui, mais moi, je suis intelligent. C'est à cause de ça, je
Mehele helistada ja levi ei ole. Nii et kui ma tagasi hakkan minema, siis eks ma saadan talle sõnumi vahepeal, et saab teada vähemalt, et kõik on okei ja küsin, kuidas neil on. Ja see vill, mis mul kanna peal on, ikka päris jõhker. Aga ma arvan, et alla minnes on nagu okei juba. Jalad nagu vannist tulnud, sest et eks see ikka korralikult higistanud seal saabaste sees. Mul on sellised korralikud matkasaapad ikka. Siuke vill on päris ruve. Vabandan ette juba. Sai natuke puhatud, istutud, vees käidud. Vaatame veel kord seda järve. Meeletult ilus. Ja nüüd tagasi. Natuke tuuline on, natuke pilvekiskus, aga õnneks mul on pika varrukaga pluus kaasas, et panen selle siis selga, kui hakkab jahe. Aga natuke üles kõmpimist ja siis juba kõik alla mäge. Ja ma arvan, et ma ei vlogi vahepeal. Pistan selle telefoni kotti ja kõmbin lihtsalt alla. Kell on natuke 2:30 läbi. Peaksin jõudma ilusti selle bussi peale. Enne kui ma üles tulin, ega ma ei saanud ju täpselt aru, et missugune see tee on. Aga et teile aimdust anda, nii, siit tuli selline vjuh. Natuke aitasin kätega ja siit läheb no ikka selline suht järsk ja siit alla polegi edasi teed näha. Ja no siit lähme kuskile sinna kaugele ja sealt veel edasi. Ma ei kujuta ette, kus see restoran on. Kas ta on äkki kuskil seal tagapool või? Sest et siin eespool oli mingi maja vahepeal. Jep, kuskil seal kõige viimane maja on äkki. Endustress on jälle seljas ja panin ka oma puffi pähe, sest et päikest nagu ei ole enam. Levi tuli tagasi vahepeal, mees helistas. Aga ja, päike kadus ära, soojendusstress tagasi selga. Panin puffi pähe, sest et päike kadus ära ja vahepeal oli tuuline. Ja ega see alla minek ka, tead, mis roosiline ei ole. Nüüd saavad sääremarjad aega vatti. Ma võtan selle puffi praegu ära, sest et enam tuult ei ole, seal kõrgemal oli. Ma ei tea, palju veel minna. Aga vahet pole, sest et ma jõuan viimase bussi peale vähemalt, kui mitte isegi eelviimase. Ja ma olen järve ääres ära käinud. Järve. Selle värava lahti tegema ja minema mööda. Aga ja, mul mees pani, või no mitte mees ei pand, mees ütles, et võta, mis sa neid võileibu ikka võtad, et võta parem kaasa see korralik toit, et kana ja tegi kartuliputru ja ma mingi okei, no panin. Ja ega ma seda siiamaani pole söönud. Sest et millal siis? Nagu seal olles mõtlesin, et ma ei viitsi, et söön bussis või rongis või mis iganes, et mingi aeg. Ja kõht ei olegi nagu nii tühi. Saab hakkama ilusti. Võis nüüd mingid kakajunni, mingid kitsekest omad. Ja šokolaadi siukse väikse batoonikese sõin ära. Ja vett olen ikka tarbinud, kuigi aga mul veepudel väga suur ei ole, mest on 0,5 liitrine. Ja mul on veel veerand alles. Siuke ökonoomne. Tuleb ikka ette mõelda, ei tohi kõike kohe ära kaanida. Ma siin vaatan alla, et mu isa alla ei lendaks. Võt. Aga, mis ma veel tahtsin öelda? Eile aju lihtsalt oli nii surnud omadega. Mul tulnud nagu mitte midagi meelde, ega nii, mul on nüüd valik. Kas ma lähen sealt või ma lähen siit? Ma arvan, ma lähen siit. Sest et siis ma jõuan kohe sinna, muidu siit peab ringiga minema. Natuke järsk on, aga suva, seal ei ole kive. Igatahes, ja, aju oli lihtsalt nagu nii välja lülitunud ja mitte midagi ei töötanud. Kohe räägin, see muusikainstrument, see on xülofon. Joh, haidi. Ja täna õppisin ära selle peal, kes elab metsa sees,
kes elab paksu metsa sees, kes elab metsa sees, ühesõnaga selle nootidega õppisin siis ära ja mängisin mehele, ega Sonja ei saa midagi aru. Olgu mul käsi väsib ära. Näeme äkki rongis teiega või bussi peal uuesti. Vahepeal jälle tegin oma nägu märjaks seal samas allikas, kus üles minneski. Aga tagasi vaadates, kuhu ma tegelikult läksin, oli sinna täiesti ülesse, kus on roheline tipp ja sealt veel edasi. Nii et see on nagu, see tundub nagu, mis asja on, et see oli üldse nii kaugel ju. Aga nagu minge sealt mäest ülesse. See on täielik eneseületus minu jaoks. Ma ei ole mingi matkaja ega suur jalutaja. Ma võin jalutada 2 tundi mingi mööda Eesti metsa. Aga see oli nagu vägev kogemus. Mul on seda emotsioonid ikka veel nii laes. Ja kui te küsite, et kas ma läheks veel, ilmselt küll. Ma ei läheks üksi, ma läheks kellegi koos, sest et ma tean juba, et kui kaugel on vaja minna, et mis mind ees ootab, ei ole nagu see tundmatu, et mis asja kaua veel ja kus see nüüd on ja kaua ma jaksan ja kõike seda, et jep, ma läheks veel. Aga mitte niipea, mitte sel aastal. Ja muide, ma mäletan, ma talvel rääkisin, et ma tahtsin sinna minna, kus ma käisin ühel suvel, see oligi see sama koht, aga talvel on see koht kinni, siit ei saa isegi nagu bussiga ülesse. Et jah, et need lumetingimused ja kõik see on ja ei saa, aga ega talvel vist ei tulekski siia. Lased siin samamoodi alla, nagu sa üles tuled. Ma tunnen, et mul see kannal, see vill on vist lõhki läinud, sest et ta on nii valus praegu. Aga õnneks ma peaks kohe kohal olema. Viimane sirge on minna. Nii et thank God, et see vill pidas nii kaua vastu mul. Ja ülejäänud 2 nädalat saab käia plätudes, sest see ilm on lihtsalt siuke imeline. Täna on vist 25 kraadi. Umbes nüüd sinna kanti. Et täiesti ideaalne ilm selliseks jalutuseks ja natuke pilvine. Väga hästi valisime päeva, et tegelikult me vaatasimegi, et eile oli siuke vihmane. Täna on veel okei temperatuur ja pärast tõuseb jälle lakke täiega. Et vist järgmine reede lubab ka vihma, aga see on alles järgmine nädala pärast, et ilm võib muutuda ka veel. Et sai tehtud see. Siin siia restorani ja võtsin mingi kohaliku limonaadi. Ma arvan, ma olen selle väga ära teinud. Siuke mõnus sidrunine, mitte väga nii-öelda kange. Siuke hästi mahedalt sidrunine. Ja need jääkubikud, nii hea. Bussiga lenki. Me käisime siin talvel ka, kes on mu sünnipäeva vlogi vaadanud. Täiega tuuline, ma ei tea, kas kuulete. Aga öeldi, et 10 minuti pärast läheb buss või see rong Savisimmenisse, nii et sinna mul on vaja osta pilet. Siin Massinas pilet ära. Maksab 9.40. Bussipilet siia oli 18.40. Tulin rongi pealt maha, tulin bussi peatusesse. Buss läheb 17.40, kell on 16.50 midagi. 16.40 sõitis ära. Ma poleks nii või naa selle peale jõudnud, sellepärast et lenkist tuli rong välja alles 16.37. Igatahes helistasin mehele, Sonja ei maga ega midagi, kõik on nagu fine ja ütles, et okei, me tuleme sulle järgi. Sest siit tõesti on sõita mingi 5-7 mintse. Nii et tulevad mul järgi, lähme koju, saan lõpuks süüa, pesema minna, puhata. Võtsin juba jalanud jalast ära, sest et ma ei suuda. Igatahes suur aitäh, et vaatasid seda vlogi. Ma loodan, et sulle meeldis. Ja näeme juba vähe rahulikumas tempos siin Šveitsis. Tšau!